ilus vaatepilt küll, on ju, kaks samasuguse värvilahendusega Mitsubisit siin kõrvuti. Tegelikult mul jah, tegin eile sellise heategevusliku videoklipi, et võite meie neid muid sotsiaalmeediat ka jälgida, et seal on see videoklipp olemas. Ja siis ma mõtlesin, et oleks päris äge, kui kaks enda võistlusmasinat oleks siin niimoodi kõrvuti. Kellele tundub see auto võõras, siis tegemist on Mitsubishi Lancer Evo 6-ga. Sellega ma olen nüüd siin 2 viimast aastat sõitnud supercar klassis. Nii Eestis, Lätis, Leedus ja terves Baltikumis. Et ülimalt äge on selle auto sõita. Kiirus on hoopis teine, nelikvedu, antilägid, asjad on peal. Ulme ikkagi, oogu nagu selle esiveolise autoga ei anna võrrelda. Saab külg ees lasta siuke äge, aga nende kahe auto ikkagi kulu on ka ikkagi, et ma ütlen ausalt, et seda autot on ikkagi 10 korda kulukam üle hoida, kui nüüd seda. Või võistlustel käia siis. Aga mine tea, äkki tulevikus kunagi ikkagi lähe ikkagi selle autoga ka veel kuhugi sõitma, et muidugi see auto on meil müügis. Et kui kellelgi on huvi, tahab ka proovida seda superkaari, siis väga ideaalne auto alustamiseks. Aga jah, põhitegelane meil on siis täna siin Mitsubishi Colt. Kõigepealt pesen nüüd ära. Väljas ma pesen ta eilseks videoklipiks ära, aga kapotialuse pesen ära. Põhjalt koopad, et parem endal oleks tööd teha. Et täna ma tahangi kasti maha võtta sellel, panna teised amordid alla, et nüüd tulevad need reservaariga amordid siia alla, mis peaks olema tegelikult tüüpete peal parem. Kruusa peal ja rööbaste peal ta peaks ka olema siuke juhitavam ja siuke pehme, ühesõnaga sellega peaks olema mugavam sõita. Et vaatame, paneme alla, proovime. Kõik see pudru ja on siin koos meil ja uued kastid asjad on siin all, siis tahaks ka taga kaagi juurde minna dünosse. Et vaadata, et kas jõud on olemas samasugune või äkki saab kuskilt veel peale keerata, on ju. Et peakski tegelikult nüüd selle Evo teisse garaaži ära viima. Koldiga peaks nüüd siia pessu, väljas muidugi vihma läheb, aga mis sa teed? Tuleb hakata toimetama. Auto on siin vahepeal nüüd ära pestud, poolenisti ära ka kuivanud. Üllata oled puhtam kui ennem. Super. Palju mõndas on tööd ka teha. Sähkakoopad on samasugused. Et nüüd ma teagi, kas me alustame nendest amortidest. Need on nüüd siis Höliansi amordid. 3 pidi seadistatavad. Keeratavad siis. Et ma ei tea, prooviks siis äkki need alla ette. Amordisaaga siit ka lõpeb, et alla ma täna neid ei saa, sest see kerekinnitus, amordi oma ja nüüd need vaheplaadid siin, või amordikinnitusplaadid, see on nüüd selle uue amordi oma, ja need nagu kerega ei istu. Ja see on siis nagu ümber tehtud plaat, et ta nüüd kerega istuks, aga seda plaati ma praegu ei saa selle uue amordi kasutada, sest ta ei lähe amordiga iseendaga kokku. Et see plaat on tehtud siis selle amordi jaoks. Seda plaati on vaja natukene siin ümber teha ja vaja treileri võtta minna. Aga mul pole ta kahjuks täna siin laupäeval ühtegi inimest võtta. Et jääb see auto niimoodi tõstuke peale, ma ei hakka need vanu isegi siia alla tagasi toppima. Et nädala sees siin saab selle tehtud, treileri juures käidud ja siis saab edasi vaadata, mis ja kuidas. Et tuleb hakata siis seda kasti siit maha võtma.
lootsin küll, et panen kõigepealt need mordid ära, vaatan, kuidas ta kõrgusega on ja värk, et saaks need pudelid hakata vaikselt timmima. Ikka vaja midagi ümber teha, ei ole päris nii, et vana tüki küljest ära, paned uue asemele, no ei ole päris nii. Nagu võidusõiduautodega ikka. No nii, kast on kädend alla tunni ja käes. Et nüüd tulebki see paharet siin nüüd lahti võtta ja vaadata, et mis värk on. Et neid sünkreid asju mul varem ka läinud nagu sellel kastil, aga seekord oli kuidagi jah, 3. käigu poole lükkasid, siis see kang muutus siukseks maru kangeks ja raskeks. Et ei teagi jah, tõenäoliselt äkki ikkagi sünkre on, aga mille see tea. Ja siis ma olen täna toimub tegelikult siin Raassilla karikas ka. Et olen siin sportit jälginud, Kaspar läks täna sinna sõitma. Et esivios sprindis tuli 3. ja nüüd on krossisõiduk käivad seal, et ma ei teagi, kuidas see krossi poole tal läheb, aga ehk pärast tuleb garaaži, võtame väikse intervjuu. Eks muidugi ise oleks ka tahtnud seal kohal olla ja kaasela ja abiks olla, aga noh, mis sa teed, kui on siuke ikkagi endal surub ka juba uus võistlus peale ja tuleb ikka vaikselt ikka enda autot ka siin teha, et nädalavahetused on niisugused vabad ajad, kus ma saan seda asja siin ehitada ja möllata, et vaatame. Kui me enne minne, siis näeme siis, kui Kaspar siia garaaži tuleb. No nii, Kaspar, Raassilt tagasi tuldud. Kui ta läks siis? Läks normaalselt. Normaalselt? Mis see tähendab? 2 poodiumit tuli. Super ju. Seisus auto on. Matse on palju saanud ja? Taga midagi ole, siin on ja tagad, seal on kõik hullem ja sealt see kõige suurem pagus oli. Assar Raibe raisk. Jah. Orantsi raisk. No jah. Siit ka tuleb paigas ära, end tule. See läheb paigast ära kogu aeg. See läheb paigast ära kogu aeg. On jah? Üks teine koht ära. Ja tee noh. Kuidas töö? Võtan GoPro ka sinu käest, siis ma panen mingeid kaadreid ja klippe ka siia sisse. Aga täna on ainult vihma sadanud, on ju? Jaa. Nii kätne vahepeal jõudnud järgmine nädalavahetus meil. Kast on meil lahti võetud. Ja ülla. Ei olegi seis nii hull, kui alguses paistis või tundus. Kast on jah, siit meil lahti võetud praegu. Ja leidsimegi siis ainult veaks praegu selle 3. käigu sünkro. Et noh, sahtel on täitsa tühi siin. Tambaid ole siin. Ja siin nende aastatega on ikkagi neid kasti detaile meil kogunenud siin. Et midagi ikka leiab siit. Ja Lätist Lammarisse ka teine kast võetud igaks juhuks. Et vähemalt leidsime uue sünkro sinna sisse. Võiks nüüd hea olla. No mis sa näed siit? Must on. Must või? Päris must on. On jah risk. Vähe rohkem saan sõida sõita. Siis meil vahepeal on saanud ikkagi need amorditsed ikkagi siin alla. Eelmine nädalavahetus oli siin see jant, et ei saanud neid alla. Nüüd istuvad. No nüüd on häda nende käänvikutega. Et need käänviku augud on siin ikkagi väiksed. Neid tuleks teha suuremaks. Et alumine auk on meil siin 12 ja ülemise peaks puurima siin 14-seks siis. Et ikkagi päris palju peab ikkagi seda autot ümber tegema, et need asjad siia alla mahub.
aega on nüüd läinud siin mööda, oleme saanud auto käima, sõidab, toimetab, käivad nii nagu peavad, ei ragise. Amortidega on nüüd siuke lugu, et läheksime ikkagi vanade amortide peale tagasi. Kohe räägin ka miks. No kõigepealt ma näitan mingi väikse siukse ongelma ka, mis meil tuli selle uute amortidega. Ühesõnaga see reservaar, mis see siit jookseb ja see polt, et see on nagu nii kõrgel ja see kapott ja selle peale kuidagi nii lollisti kandma, et tagant ei oleks nagu seda kapotti nagu kinni saanud panna, see kapott ja kuidagi niimoodi pool lendu. Aga no see selleks, seal oleks nagu, kui oleks nagu amortidega siuke kriis olnud, siis vahet pole. See kapott oleks võinud natuke seal lennus ka olla, lihtsalt oleks nagu neid kinnitusi vähe ümber teinud. Aga miks ma otsustasin just nende vanade amortide kasuks? Ma tahan huvi pärast nüüd katsetada, kui need amordid nüüd töötavad. Uusi amorte siia alla aretasime, käisid meil tegelikult need vanad amordid käisid hoolduses ka. Ja selgus siuke värk, et vanades amortides polnud gaasi sees. Rallycrossi etapp ju siin hakkas ja siis võtsin riiulist need amordid, ega ma neid lahti ei võtnud ega ei vaadanud ju, viskasin nad kohe alla ja no võt, ise oled loll ja õpid oma vigadest. Aga ühesõnaga, nüüd need amordid töötavad, gaas on sees. Suur aitäh PTechile, et neile päeval kirjutasime, õhtul nad võtsid meid ilusasti lahkesti vastu. Ja PTech on üldse amortide poole pealt väga kõvad vennad ja kogemust on neil päris palju. Ja oskavad need amorte hästi seadistada ka, et lähme nüüd siukse täitsa uue vedru komboga peale. Pole varem siukest kombot nagu katsetanudki. Et jah, täitsa huvi pärast nüüd tahan proovida neid amorte. Selles suus need uued amordid saab ka siia alla panna, aga noh, ma lihtsalt huvi pärast tahan vaadata, mis need vanad amordid nüüd teevad. Võt siuksed lood, väike update siia vahele. Ega siin polegi enam palju jäänud. Sest see tolm ja pask siit välja, mis siit laitsest tuli, on ju. Ja siis järgmine etapp ongi, lähme kaagi juurde, Dünosse. Vaatame, kas jõud on kõik endine. Vaatame lihtsalt üle, väike siuke tšekk. Ja üks asi on ka veel, mis ma seal Dünost on katsetada, et meil on siin need reguleeritavad nukarattad. Et keeraks neid timmiks, et vaatame äkki saab paremaks. Ja kui ei saa, siis keerame tagasi. Ja siuke proovimis- ja katsetamisvärk jällegi, et siis jälle ise tead vaata. Vot siuksed lood, et näemegi juba siis kaagi juures. We'll turn this around. We'll turn this around. Sellel oli ainult vetek on sellele. Mivek. Ja kas tal on nuka keeramine ka või? Nuka keeramusel see ei ole, ma just hakkasin tabelit otsima. Tal ei ole seda? Ei, tal on nuka andnud. Ainult Mivek on. Ja Mivekit me keerame 3200 juures kuskil. Ja siin on see koht. Vähenda auku siin ei ole. Oleme kaagi juurde lõpuks Dünosse jõudnud. Jõudu ikkagi nii palju ei saanud, kui siin talvel sai käidud. Et natuke enam vähem. Ja nüüd ongi, hakkame siin nukkasi nüüd keerama. Äkki läheb see olukord paremaks ja äkki saame mõne kilovati juurde ja vähenda. Vaat, siuksed on meil lood siin praegu siis. Edasi keeratud varasemaks. Mõlemat on varasemalt keeratud.
siinpool välja see overlapi on maha keeratud. Prooviks välja see hilisemaks tagasi keerata äkki. Kõigepealt overlapi juurde. Aga kui nüüd ühe võrra varasemaks minna nüüd, praegu läksime 2 võrra edasi vaata. 2 klipsuga. Kuigi ma arvan, see 2. Või paneme kohe 2 peale tagasi või? Sama mis oli, vaata see keskel enne. Proovime teda meelistada äkki või? Teeks hoopis ennem oli 6. Aga 6 oli, siis ma panin kohe ta 4, vaata. Nüüd ma tõin 2 tagasi uuesti. Ma tõesti algsest ta on ikkagi parem, kui ta oli. Vaid selle 200 vääneb kohe tagasi. Paremaks küll. Läks varasemaks. Graafik muutus küll paremaks. Ma arvasin 2 kriipsu varasemaks on keeranud. Tundub parem kui alguses see tuli. Täitsa esimene tõmme või? Ja peenem joon on esimene tõmme. Tegime jämedalt. Kurat, siis oli ju näitas ju alguses üldse vääneti 193 või? Esimene tõmme täitsa. Saigi auto meil nüüd dünotatud, Paagi juures külas käidud. Ütleme nii, et algus oli siukene, et noh, kilovatid olid puudu võrreldes siin talvega. Nüüd ei teagi, et kas nüüd kuradi see toa temperatuur siis oli talvel niivõrd siis palju erinev siis või? Ma ei kujuta ette. Ja ühesõnaga ikkagi lõpptulemusena, kui me neid nukkasi asju seal keerasime ja mivekid sai seal paarsada pööret sai allapoole toodud, muutus olukord ikkagi päris heaks ja lõpptulemusena ikkagi sinna ühte auku, kui me seal talvel seda autot seadistasime. Et võib üsna rahule jääda. Et järgmiseks korraks tegelikult peaks kollektorit ümber tegema. Praegu Kaagile tundus, et äkki takerdub nagu selle taha veel, et see jääb natukene niisuguse piire natuke nagu, et ütleme, need autost on maksimum võetud ühesõnaga. Tuleb hakata seda mootorit ehitama. Vaatab, kas sõidab selle hooaja nüüd selle mootoriga ära või hakkame siin hooaja kõrvalt seda nüüd ehitama siin. Vaatame, kuidas see olukord meil siin ikkagi jookseb ja kuidas meil see punktitabel ikkagi on. Aga ühesõnaga jaa,
nägite siin osas seda mordisaagat, näes meil siin käigukassis siin üllatus oli, onju. Ja ka siis nüüd see Düno. Et meil ongi nüüd 3 päeva on jäänud võistlusteni. Nii et tulge 14. juuni Missosse kohale kaasa elama. Pange like, subscribe, kommenteerige, jagage ja näemegi juba seal siis. Tšau!